3 minutit lisaks. Aitäh, hea istungi juhataja, head kolleegid. Ma sooviksin kasutada seda päevakorrapunkti, et rääkida Pihlakodu kaasusest, sest minu hinnangul on tegemist ühe süngeima ja jõhkraima looga, mis on avalikuks tulnud viimase aja jooksul. Ja riik on tegelikult saatnud väga vale signaali täna nii ühiskonnale kui ka vägistamisohvritele. Ja kui me räägime siin kriminaalmenetluse alustest, siis see ongi see kaasus, millele me peame tähelepanu pöörama, et mis on läinud valesti. Alustame Pihlakodust endast, et muidugi paljud juba teavad seda kaasust, aga meeshooldaja tänaseks süüdistatav, kui ta asus tööle, hakkasid mingi aja pärast tekkima kaebused. Ta jäi vahele juba ahistamisjuhtumitega, aga need olukorrad vaikiti maha. Pihlakodu juhtkond ei võtnud midagi ette, veelgi enam, mingi hetk see meeshooldaja pärast seda, kui ta töötas tavalises osakonnas, sattus äkitselt osakonda, kus olid dementsed inimesed, kuhu ta tegelikult ei oleks tohtinud sattuda. Et kuidas on võimalik, et ta sinna lasti. Ja ohvri sugulased palusid eraldi, et see oli ka eraldi lepingus sõlmitud, et nende emaga tegeleks ainult naissoost hooldaja. Aga sellele palvele lepingule vilistati. Tänaseks on süüdistatav tunnistanud oma süüd 8 naisterahva vägistamises. Aga riigi poolt tulnud sõnumid kuriteo ohvritele olid sellised, mida tegelikult mitte ükski vägistamisohver ei tohiks kuulda. Esiteks muidugi prokuröri väljaütlemised, et kuna inimene oli dementne, siis vägistamine ei saanud talle kahju tekitada. Sellised sõnumid on vastuvõetamatud. Tänaseks on prokurör õnneks ohvrite ja avalikkuse ees vabandanud. Aga teiseks oluline küsimus. Miks prokuratuur ei algatanud menetlust juriidilise isiku vastu ehk Pihlakodu enda vastu? Ja muide, riigi poolt määratud kaitsja andis ka ohvri sugulastele vastuolulist nõu ja ütles, et pole vaja juriidilise isiku vastu kohtusse pöörduda kriminaalmenetluse raames. Ja korruptsioonivastane erikomisjon käsitles seda teemat sel nädalal. Istungile oli kutsutud ka peaprokurör, kelle käest ma küsisin, miks prokuratuur ei algatanud menetlust Pihlakodu vastu, kas plaanitakse seda teha. Too hetk peaprokurör vastas, et selle juriidilise isiku vastutuse puhul on tegemist väga uue sättega. See jõustus 2023. aasta lõpus, seda on keeruline tõlgendada ning puudub kohtupraktika. Selle peale ma muidugi ütlesin peaprokurörile, aga selle Pihlakodu kaasusega ongi just võimalik luua täna pretsedent, väga oluline pretsedent ja läbi kohtu tegelikult aru saada selle uue sätte tõlgendamisruumist ja toimimisest. Ehk siis nii nimetatud testida, eks ole, neid piire. See oleks tegelikult ka väga oluline samm ja ennetusmeede tulevikuks sarnaste kaasuste puhul. Tegelikult selle jaoks me ju siin seadusandjana, selle jaoks Riigikogu selle sätte ju ka vastu võttis. Ja on täiesti mõistetamatu, miks prokuratuur seda menetlust ei algatanud. Põhimõtteliselt täna sellega ju loodi negatiivne pretsedent, negatiivne näide. Et põhimõtteliselt nüüd on tehtud selline pretsedent, et tegelikult ettevõte ei peagi vastutama selle eest, mis tema juures toimub, isegi kui mõni inimene hakkab toime panema veel süngemaid kuritegusid. Kui mina loen täna seda sama seadusesätet, siis mina näen kindlaid aluseid menetluse algatamiseks. Selles sättes on kirjas väga konkreetselt. Juriidiline isik vastutab teo eest, kui selle on toime pannud töötaja ja seda juriidilise isiku puuduliku töökorralduse või järelevalve tõttu. Nagu minister selgitas enne, kas juriidiline isik pidi tegema midagi, aga jättis tegemata või oli rämedalt hoolimatu. Ja ilmselt Pihlakodu kaasuses kõik need asjad leidsid aset. Oli puudulik töökorraldus, oli puudulik järelevalve. Sest tänaseks, nagu ma juba alguses rääkisin, oli teada, et olid kaebused, olid eraldi palved, oli eraldi isegi leping, et hooldaksid just naissoost töötajad, aga kõikidele nendele asjadele järjest
vilistati. Ja veel see olukord, mida ma juba kirjeldasin, et meelsoost hooldaja sattus üldse osakonda, kus ta ei peaks olema. Kui siin on sellised tõendid, faktid, konkreetsed asjaolud, siis sellise sättega ei soovitud minna looma pretsedenti kohtupraktikat. Aga see säte oli meil seadusandja poolt, Riigikogu poolt vastu võetud just selleks täpselt selliseks juhtumiks, et kaitsta inimesi sellistes olukordades, selliste olukordade eest. Ehk see oli ka ennetav meede. Et mul ongi küsimus, mille jaoks me siis seda siin vastu võtsime, kui nüüd tuleb välja, et seda siis isegi ei rakendata. Ja samal ajal näiteks meil on toimingu piirangusäte, mis ma nõustun, on väga segane, väga laia tõlgendamisruumiga. See on täna kusjuures muutmisel just selle korruptsioonivastase seaduse raames. Ja selle sätte puhul on prokuratuur pidevalt olnud valmis testima piire, looma uut kohtupraktikat. Üks hea näide, Kajar Lemberi juukselõikuse kaasus. Kestis 8 aastat. Läks maksumaksjale 1,5 miljonit eurot maksma. Lõppes õigeks mõistva kohtuotsusega. Siin oldi valmis kõik kohtuastmed läbi käia, luua pretsedent, testida, kui lai see tõlgendamisruum ikkagi on, kus on need piirid selle toimingu piirangu sättel. Ja samal ajal paralleelselt selles olukorras, kus on vanaealist inimest vägistatud, tekitatud talle füüsilist ja vaimselt valu, samal ajal juriidiline isik ei teostanud järelevalvet, oli hooletu oma töökorralduses, ütleb prokuratuur, et teate, meie pigem tõlgendame sätet kitsalt ega hakka seda testima, ei hakka looma kohtupraktikat, ei hakka algatama menetlust. Kahjuks sellega on vägistamise ohvritele saadetud signaal, et riik ei ole valmis neid kaitsma. Kui me räägime üldse kriminaalmenetluse alustest, kus on probleemid, ma ütlen, me peamegi alustama sellest kaasusest. Ja mul on täna tõesti siin seistes väga valus ja kurb, et riik on kuriteo ohvreid, vägistamise ohvreid alt vedanud, on saatnud valesid signaale, et riik pole teinud kõik võimalikku, et teid kaitsta, et seadusandjana me pole järelikult teinud kõik võimalikku, et teid kaitsta. Aga ma tänan kõiki selle julguse eest rääkida enda kaasustest, enda eest seista. Ja meie töö täna on tagada teile, kõikidele ohvritele parem kaitse ja kindlustunne. Aitäh! Aitäh!